Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas siis selline laiendus nagu Brisk Google Drive'i dokumendis tööd saab teha. Ja ma näitan siis praegu just seda, et kuidas ta eesti keeles võiks töötada. Et kõik need asjad eesti keeles ei tööta, aga midagi me saame teha. Et mul on siin üks jutt kirjutatud, kujutame ette, et ma olen üks õpilane, kes on kirjutanud nüüd jutu ja õpetaja tahaks nüüd anda sellele tagasisidet ja vaadata, kas see ikka on kõik päriselt minu kirjutatud, nii et selline lugu kevadest. Ja siin paremal all on mul siis väike selline Brisk nupukene ja kui ma sellel klõpsan, siis mul avatakse selline väike aken, kus ma saan siis erinevaid asju teha. Ja kui te näiteks ei taha, et see teil oleks inglise keeles, siis on teil ka võimalik siit 3 punkti alt määrata näiteks selline asi, et see on teil eesti keeles. Nii. Ma panen apply ja siis mul on kõik siin eesti keeles ka nüüd, kui ma klõpsan. Ja näiteks, mida ma saan siin teha? Et üks asi siis on, mis eesti keeles töötab, on anna tagasisidet. Ja siin on siis erinevaid variante, et see sihipärane, see on tasuline, aga näiteks see sära ja kasva on päris tore tagasiside variant. Hinnangu kriteeriumid tähendavad, et siis mul peaks olema ka hindamismudel ja siin on veel järgmised sammud, aga ma näitan teile seda sära ja kasva. Ja ma valin selle ja nüüd tahaksingi siis anna loole tagasisidet eesti keeles. Et kuna ta kipub inglise keeles töötama, siis alati rõhutage, et eesti keeles. Ja nüüd ma siis saan valida ka, et mis klassi õpilane selle on kirjutanud, eks ole. Et ma panen näiteks 5. klass ja vajutan siis sellele nupule Briskit. Ja nüüd siis ta hakkab mulle siia seda tagasisidet andma, töötab selle loo läbi ja see Glow ja Grow tagasiside põhineb siis sellele, et kõigepealt ta ütleb mulle, et mis on nagu hästi. Et näete, siin on, et ta ütleb, et see on väga hea ja ilusti kirjutatud ja emotsionaalne side, siis see Grow on see, et mida võiks nagu parandada. Ja Wondering on siis veel nagu mingeid mõtteid selle osas. Ja siis, kui ma tahan, mul on võimalik see tagasiside siis kas siis kopeeri kõik, valin ja lähen näiteks siia teksti alla ja panen selle siia sellisel viisil. Või siis tegelikult siin on olemas ka see sisesta nupp, aga selle sisesta nupuga ta paneb küll selle vastuse ilusti, aga ta paneb alati selle teksti siia üles, nii et tegelikult see on teie enda valik, et kuidas te tahate, et see asi siia siis ilmuks. Ma võtan selle viimase sammu tagasi, mulle isegi meeldib niimoodi, et ma copy-paste'iga panen. Ja nüüd ma võingi siis õpilasele kirjutada, et näiteks, et Brisk laiendus andis sellist tagasisidet. Ja nüüd siis õpilane võib ise mõelda, et mida ta sellega teeb, kas ta nüüd kasutab selle oma jutu täiendamiseks ära ja nii edasi. Nii et ta natukene lihtsustab õpetaja tööd just sellisel tagasiside andmisel. Muidugi teinekord tasuks üle lugeda, aga mõnikord võib-olla tasuks ka selline mõni kummaline asi siia sisse jätta. Nüüd aga ühte teist vahendit, mis nüüd ka eesti keeles väga hästi töötab, ma tahan näidata veel. Ja see on selline töövahend nagu vaadake kirjutamist. Ja see tähendab seda, et kui ma sellele nupule klõpsan, siis mulle kuvatakse see, kuidas see õpilane selle asja on kirjutanud. Millal ta midagi on kopeerinud, millal ta midagi on kustutanud ja nii edasi. Ja kaua ta seda on teinud, nii et nagu terve see asi töötatakse läbi ja mulle antakse siis see vaade, et millal miski on toimunud. Nii et ma näen, et selle dokumendiga on 22 minutit tööd tehtud ja igal pool on siis, kus on selline märk, siis see näitab, et siin on olnud mingi suurem kleepimine. Ja kui ma nüüd vaatan, siis tegelikult tõesti, et see tegelikult ma ei kirjutanud seda ise, selle ma kopeerisin internetist, et ta näitab ilusti, kui on toimunud selliseid mingeid suuremaid kleepimisi või panemisi kuhugi, et siin on küll, siin on see sama asi, et ma olen ära kustutanud ja katsetanud, eks ole, ja mitu muudatust siin üldse on tehtud, nii et ja siis siit on võimalik ka määrata, et kui kiiresti ma siis seda protsessi vaatan, et kuidas ma tahan näha, et ühesõnaga mina näen, kuidas õpilane on tegelikult siis selle dokumendiga tööd teinud, millal ta on kustutanud ja mismoodi see asi on toiminud, nii et minu meelest on see nagu igati selline vajalik tööriist, et õpetajale näidata, et kuidas siis õpilane sellega on tööd teinud, et Google'is saab küll ajaloost vaadata, aga siin ta näitab tegelikult ära ka need suuremad kleepimised. Nii et need 2 vahendit töötavad Briskis ka eesti keeles väga hästi.